Teate seda tunnet, kui lähtud tühja kõhuga magama ja siis mõtlete juba hommikusöögist. Üks asi on, mida ma nii väga ootan, ma armastan neid. Meie teiega hakkame nüüd läbi mängima seda mõttemängu, et te tulite siia mingisuguseid mattusi vahetusema. Kui keegi oma hambad ära hakkustab otsas selle käkiga, siis on meie kolme töö. Tere hommikust! Käes on 3. detsember ja ma teen endale meiki. Mul on siin mingi kohutav punn, mis lihtsalt esiteks ta on valus ja teiseks ta on nähtav. Ja kolmandaks, miks ta on seal. Aga ma lähen esmajoones vennaga koostööd filmima. Ja seda ma teile täna veel ei jaga, et need klipid jõuavad teieni hiljem. Ja siis mul on vaja postkontorist 2 pakki võtta. Seekord, vähemalt mulle tundub, et üks nendest pakkidest on Cult Beauty pakk ja see tuli küll nagu väga kiiresti. Arvestades seda, et kolmapäev on praegu ja ma tellisin Black Friday'l. Nagu eelmine aasta minu arust ma mäletan, et mingi mega jama oli, et ma ootasin väga kaua. Ja siis see tuli mitmes osas see Cult Beauty pakk. Et ma loodan, et see on seekord ühe tükina. Aga jah, väga kiiresti see tuli. See tripod lihtsalt läheb nii kettasse. Pean selle välja vahetama, see nagu telefoniga toimib okeilt, aga kaamera on raskem ja siis kuigi ta peaks seda kaalu kandma, siis ta crumbleb. Igal juhul siis me filmime veel ühe koostöö jaoks ja siis ma tulen koju ja mul on vaja kiirelt mingisuguseid tööasju teha, sest et homme on reisile minek. Ja enne reisi peavad olema olulised asjad tehtud. Ja et täna on siuke kiire päev ja õhtul ootab midagi põnevat ees, mida ma teiega ka jagan. Igal juhul ma ei tea, kui pikk see tänane vlog tuleb, aga tuleb nagu tuleb. Põhjameik valmis, ma tulin vahepeal hommikust sööma. Ma kasutan esimest korda oma jõulutaldrikut, mitte et seda siit hästi näha oleks, aga 2 muna, 2 võikut on hommikusöögiks. Teate seda tunnet, kui lähtud tühja kõhuga magama ja siis mõtlete juba hommikusöögist, see olin mina eile. Ja mitte, et see hommikusöök oleks midagi erilist, aga täpselt sellest ma unistasingi. Võikud, muna. Nii, kuna täna on 3. päeva juuksed, ja täna ei ole juustepesupäev. Homme on palju targem mul neid juukseid pesta, siis lähevad täna juuksed kinni ja ma teen oma selle slick back bunni. Loodame, et see tuleb täna hästi välja. See on ikkagi väike varieeruvus seal on. Ma küll sain nagu mingisugused nipid paika, aga alati ta ei tule ikkagi nagu nii hea. No nii, selline see slick back bun sai. Ma olen ise suht rahul. Ja kas me jõuame avada advendikalendrit? Teate, avame praegu Douglase oma ja Red Bulli oma ja kuna meil on täna 3., siis mul on Maria pakikene ka avada, aga selle ma jätan hiljemaks. Praegu mul on suht kiire, ehk siis ma tahan nagu hiljem rahulikult avada seda Maria pakikest. 3. on siukene pisikene siin. Estée Lauder Advanced Night Repair. See on väike mini suuruses. Ja nagu ma nüüd juba ütlesin, siis ma lähen homme reisile. Kes teab? Äkki võtan kaasa. Kas see on siis nagu niisutu kreem?
Before Moisturizer, mingisugune vedelam emulsioon tundub siin sees olevat või mingisugune selline. Nii, number 3. Issand, seekord ma leian nii kiiresti need kuidagi ülesse. Juneberry. See mulle endale vist nii väga ei meeldinud. Äkki ma võtan selle kaasa, annan vennale. No nii, selline on meil outfit of the day. Ja lähme filmima. Nii, üks koostöö sai filmitud. Teed ma olen Omnimas oma pakkidel järgi. Siis lähme filmime teise koostöö. Teine koostöö, Lidl. Koostöö on filmitud. Ja sain Omnivast oma pakid võetud. Aga mul on veel pakiautomaati tulnud ka päris mitu pakki. Ja kuna ma lähen homme reisile ära ja homme ma kindlasti ei jõua järgi, siis ma pean praegu käima nendel pakkidel ka järgi. Ma olen kodus ja nagu te võite arvata, siis mu kõrvad on suht külmunud. Üldse mul on selline külm naha vahel. Nii et ma panin just vee keema. Ja kes vaatas Springmassi, siis ma ostsin sealt Oslost chai latte siuksed pakikesed. Ja siin on juba piimapulver ka sees. Nii et soe vesi, see ja siis ma jätan nagu mingi 1/3 panen kaerapiima ka. Täna läheb kasutusse minu teine jõulukruusikene. Nii hea lõhn juba. Väga hea, natuke kuuma võitu küll praegu veel. Täitsa vässukas on, et eks need filmimised väsitavad ära, et kogu aeg see aju nagu rogiseb peas, saab mingi nii oota, mis ma selle kohta pidin ütlema, kas meil on kõik see tehtud, B-roll footage, kas kõik on nagu olemas. Et selles suhtes nagu vaimselt väga väsitav ja see külm ka. Tegelikult ei ole uues nagu täna mingi väga külm, aga lihtsalt see, et ma panin oma lühikese kasukakese ja et mul ei olnud mütsi, siis see kohe andis tunda. Igatahes ma mõtlesin, et ma teen väikese momendi iseendale, kus ma joon seda chai lattet, soe saab naha vahele. Siis mul on need piparkoogi pallikesed, OG, ma armastan neid. Peab vaatama, et mul nüüd siuke sossu peale ei tule, et ma magama tahaks minna. Sest et magamisest ei ole meil mingit haisugi siin. Täna on ikkagi tegelikult väga tegus päev ja paljuski nagu sellised tegevused, mida mul ei ole nagu teiega mõtet jagada või mida ma ei saagi veel jagada. Ehk siis natuke olen mures, et mida mul siin täna teile näidata on. Aga ma tegelikult olen nii elevil, et avada seda Maria järgmist pakikest, nii et ma arvan, et me peame selle nüüd ära tegema. Ja ma loodan, et teile meeldib see nurgakene siin, sellepärast, et see on mu lemmiknurk praegu kodus ja ma tahaks kogu aeg siin istuda ja siin olla, et nagu see kuusk ja see mu tugitool ja jõulutähekene taustal ja kuigi see praegu mul ei põle, aga nagu võib-olla hakkab igavaks minema lõpuks, aga ei, meil tuleb tegelikult siin keskkonnavaheldus ka, nii et it's all fine, mida ma muretsen kogu aeg, ma ei tea. No nii, siin on meil 3. pakikene, see on selline kergem ja mulle tundub, et see võiks olla äkki meigi asi. Et Mariaga kindlasti, mis meid ühendab, on armastus meigi vastu. Et see tegelikult tõigi meid kunagi kokku. Kes veel ei tea, siis Mariaga ma saingi läbi Instagrami sõbraks. Et too aeg, kui ma veel tegin, mu fookus oligi nagu meigil ja iluteemalisel sisul. Et siis, ja tema tegi ka kunagi nagu hästi loovaid meigilukke. Et siis me olime nagu selles osas samal lainel ja tihti kirjutasime nagu ka mingite toodete osas, et mingi, kas sa nägid, et see tuleb välja või nagu siiamaani tegelikult pigem küll Maria rohkem mulle saadab, mulle endal ei tule nii palju enam ette neid meigi teemalisi asju, aga Maria ikka tihti saadab mulle nagu TikTokis mingisuguseid uusi tooteid, mis lansseeritakse või Instagramis ka, kui midagi põnevat tuleb ette, et siis ta ikka saadab mulle ja see on kuidagi nagu selline asi, mis meid kindlasti ühendab. Nüüd, kui siin ei ole meigitoodet sees, siis see oli kõik, tegelikult ei olnud mõttetu jutt, sest et see kõik käib ka
Maria advendikalendri kohta, mis mina talle tegin. Aga teeme siis lahti. Meigitoode küll ei ole, aga ilutoode siiski, nii et ma väga mööda ei pannud. Cherry hand cream. No kirsid, ma arvan, et siin oli see mõte, et kirstordil. Praegu kõik mu sõbrannad nagu põhimõtteliselt aeg-ajalt saadavad mulle mingisuguseid kirssidega asju, kui nad kuskil lähevad või et see on hästi armas fruudijaama siis selline. Mõtlen korra, et kas see vajab sissejuhatamist või kas te kõik siin teate. Igatahes taskusõbrannades kunagi rääkisin oma tervise probleemist, et mul on hüperhidroos. Ma arvan, ma olen ikka siin ka rääkinud nagu, et käed higistavad tihti ja seda ka talvisel ajal. Et see on lihtsalt nagu minu mingi kehakonditsioon on ju ja nad lihtsalt tihtipeale higistavad. Ehk siis ka talvisel ajal, okei, kindlasti mu käed on nagu kuivemad, kui nad on suvel. Aga üldiselt mul ei ole nagu kätekuivusega suurt probleemi. Et mul on nagu siis ehitatud niisutus. Aga millal ma kasutan kätekreemi on iga kord, kui ma panen fake tan'i peale. Et minu see rutiin, ma olen sellest rääkinud ka, aga põgusalt lihtsalt, kes veel ei tea, siis ma teen niimoodi, et nagu, ma teen kõigepealt keha kõik kokku ja siis selle ülejäägiga, mis seal kinda peal on, sellega ma teen oma käelabad niimoodi üle ja kohe vahetult peale seda panen kätekreemi ja siis käin ka veel käed üle, siis jääb kõige ühtlasem tulemus. Et okei, siin see valgus on muidugi siuke nagu ta on, aga ma ei tea, kas see praegu näeb hea välja, aga üldiselt minu arust mu käed nagu näevad kenad välja, et ei ole mingid imelikud fake tan hands. Ehk siis sellistel puhkudel ma kasutan kätekreeme. Okei, ta on kinni, ma mõtlesin, kas ma nuusutan seda, aga teate, ma ei hakka praegu lahti tegema, mul on praegu teine lahti, et siis ma sellega ootan. Aga väga tore, väga armas pakikene. Ja keegi küsis veel meie budgeti kohta, et mis meil see eelarve oli. Ja mina panin eelarveks, või ma küsisin nagu Maria käest ka, mis talle sobiks ja nii ja nagu leppisime 100 eurot kokku, aga Maria ütles, et tema vist läks umbes 30 eurot üle ja ma arvan, et eks mina ka, ma tegelikult ei arvutanudki päris lõpuks kõike kokku, niimoodi enam-vähem. Ma arvan, et ma läksin ka siukene 20-30 eurot äkki üle, nii et kuskil 120-130 eurot see kõik asi siis kokku maksma läks. Vot nii, aga ma joon oma chai latte ära, söön natuke veel piparkoogipalle ja siis ma tegutsen kiirelt mingite tööasjadega ja kuulge, enne kui ma tööasjade juurde lähen, mul tuli meelde, et ma käisin ju pakkidel järgi. Enamus asju ma ei saa teile praegu näidata. Te näete neid aja jooksul, aga kuna need on kingitused, siis ma neid siin praegu ei näita, aga paar asja oli Black Friday'st, mis ma endale ka tellisin. Ma küll Musta Reede ajal nagu põhiline rõhk oli kingitustel, nii et endale tellisin üsna vähe. Üks asi on, mida ma nii väga ootan ja mida ma oleks tahtnud, et jõuaks selleks reisiajaks, aga see ei jõudnud. Ja see oli nagu kõige kallim ost, mille ma tegin, aga seda ma veel ootan. Ja nüüd teised 2 asja, mis ma endale tellisin, ongi siin. Üks siis oli Cult Beauty'st Huda Beauty Lip Contour Stain. See on nüüd nagu põhimõtteliselt vildika kujul huulepliiats. Tundus mulle huvitav, mul ei ole varem sellist toodet olnud. Tooni valimine oli veits keeruline, ma võtsin Soft Nude'i. Selline näeb välja. Vaatame, äkki ma panen õhtuks selle peale. Praegu mul on muu huuletoode, aga äkki õhtuks, kui ma lähen jõulupeole. Ja teine tellimus oli Browsist ripsmed, mis paned enda ripsmete alla ja mis püsivad mitu päeva. Mina küll neid alati mitu päeva ei hoia, vahepeal hoidsin ka, aga nad kipuvad magades mul silmi häirima. Aga muidu nii hea toode, nii ilus jääb see tulemus, nagu selline nagu pooleldi naturaalne, aga et nagu silmad tulevad kuidagi nii ilusti esile. Ja ma tellisin ühe komplekti siis seda Barely There, seda mul on olnud ka ja need mulle väga meeldisid, need ongi mul said otsa. Ja teine on selline, mida ma ei olegi proovinud. Love Me. Siuksed. Need tunduvad nagu natuke dramaatilisemad. Igatahes väga head need praegu tulid. Ma arvan jällegi, et ma võtan need reisile kaasa, kui mitte, et ma panengi need juba homme ja äkki jätan nagu mitmeks päevaks peale. Et neil oli jah, Musta Reede ajal mingi päris hea soodukas 35% või midagi. Et
siis ma kasutasin võimalust. Ma olen siin vahepeal ennast valmis pannud, sellepärast et täna lähen ma Euronixi ja Tehvali jõulupeole, kus toimub siis selline ühiskokkamine. Ja ma peaks midagi veel siia kaela lisama, aga muidu selline casual pidulik vahepealne riietus. Ja kui me nüüd siia vaatame, siis ma panin siia jõuluoksad. Palmikesed panin siis kööki, sellepärast et ma nägin, et mitmed teist kommenteerisid, et need palmid võivad muidu ära surra, et siin ei ole üldse valgust. Ja kuigi ma neile eelmine aasta niimoodi tegin ja nad jäid ellu, siis ma ikkagi otsustasin, et ma praegu panen nad parem sinna kööki. Ja siis ma juba hakkasin homseks kohvrit pakkima ja siis kaalusin juba kohvrit ka, et mul on tegelikult vaja veel meigi asjad ja mingi paar nipet-näpet asja pakkida ja see oli praegu 8 kilo. Ehk siis veits nagu halb, aga ma loodan, et äkki keegi seda ei kaalu. Ma lähen lotiga. Ma ei tea, kuidas nendel selle kaalumisega on. Loodame parimat. Igatahes ma lisan vist natukene bronzerit ja kaelakee. Aga mis ma teiega jagada tahtsin on see, et me käisime Anetega novembri lõpus siis Laternamatkal esimest korda. Et Laternamatkad kutsusid mind ja siis ma rääkisin sellest Anetele, et ta oli mingi oh my god, et ma olen juba nii ammu tahtnud minna, et lähme. Ja siis ma lasin Anetel vaadata välja selle matka, mis teda kõige rohkem huvitab. Nii et me läksime Murru vanglasse ja mul on sellest teile klippe ka. Ja peale klippe on teile ka väikene üllatus. Matka alguses saime 2 peale raadiosaatja ja igaüks sai siis endale oma laterna. Meie teiega hakkame nüüd läbi mängima seda mõttemängu, et te tulite siia mingisuguseid mattusi vahetusema. Ja säärasel juhul, muide, esialgu seal päris väravas, seal teie ei oleks autost välja pääsenud, vaid see vanglatransport, mis teid oleks siia istuma toonud. Ja kogu matka vältel saime käia erinevates hoonetes, nii nendes, kus vangid elasid, kui ka näiteks vanglapoes ja kultuurimajas, et kõike sai näha ja väga põnevaid jutte rääkis siis giid sinna juurde ja täitsa nagu päris inimeste lugusid, mida ta on kokku kogunud, et väga huvitav oli see, et sealt sai nagu sellise realistliku pilgu, milline võis vangi elu seal Murru vanglas olla. See kuulus lühiajaliste külastuste bokside koht sisse. Ja muidugi liiksid sama jutt ei tasunud siin rääkida, sellepärast, et on see õnnesaja päevastusele, et 300 päeva jõttis selles kahtlusi, et lihtsalt mojal nad ei suutnud ennast külastada. No nii, mis muljed siis on meie Murru vangla matkast? Väga tore oli, kindlasti tahaks kuskile veel minna, see giid oli väga äge, sest ta rääkis tõesti nagu, kuidas seda nüüd väga ilmekalt. Ilmekalt, jah. Siuke... Noh, ta on nagu loodud siukse töö peale. Et... ta peaks olema näitleja või siis tõesti mingi giid, et see oli äge, sest tavaliselt, kui ma ei ole eluski sellist giidi näinud, kes nii nagu jah, ilmekalt ja siuke dramaatiliselt vahepeal räägib, et see andis tegelikult täiega juurde. Jah, sest et ta hoidis terve aeg tähelepanu ja tegelikult ei olnud seda, et rahvas oleks väga nagu oma vahel mingi jutustanud, et inimesed kuulasidki, nii et ta on oma töös väga hea. Aga mis oli mingi kõige põnevam asi, mis teada said? Minu meelest see oli crazy, ma jätsin selle meelde, ma tahtsin oma mehele rääkida, et tal käis siin, nad on ju seda enne ka teinud, on ju neid, ja siis tal käis ükskord mingi tüüp, kes oli mingi õlle joonud, on ju samal ajal, kui nad siin tiirul olid, ja siis, et ta ei olnud läinud sinna ühte majja sisse, kuna seal pidid siuksed olema, kes on rohkem alamad, et isegi kui see vangla on kinni, mida iganes tema sinna majja kunagi ei lähe. Wow. Et siin olidki siis need vangide nagu elamumajad olid jaotatud nagu gruppide kaupa ära staatuse järgi ja see mees, kas ta oli siis kunagi siinsamas jah, ta oli siinsamas, okei, seda ma nüüd ei teagi või tegelikult ma ei tea ikkagi siin, sest ütles, et väga palju fakte ta teadis selle koha kohta jah, siin oli ta kunagi olnud ja igatahes jah, sinna kukkede majja, sest tema ei läinud et väga huvitavaid lugusi oli tegelikult seal giidid terve see aeg siin rääkida nagu nende vangide elu kohta
ja sihuke aktiivne teistmoodi aja veetmine, et teinekord ka, kui mingi kas või sõprade grupiga tahab midagi põnevat teha, midagi teistmoodi, et siis selline tegevus, miks mitte, ja tegelikult neid matkasid on nii palju erinevaid. No täiega, 55 erinevat. Noh, ma ei usu, et neil kogu aeg need seal rotatsioonis on, aga eks nad mingid on ju mingite aastaaegadega seotud, et siis teevad jälle, et jah, ta ütles, et no, et 54 need veel. Ja nii, et me peaks ka vaatama, mis seal veel põnevat on, et tegelikult meile meeldis, nii et me läheks täitsa veel. Nagu me Anetega ka seal lõpus mainisime, siis matkafail on kokku üle 50 matka, mille hulgast valida. Neid on väga erinevate temaatikatega ja nad saatsid mulle 2 lisa kinkepiletit, et need ära anda. Nii et ühele teist ma annaksin siis 2 Laterna matka piletit ja selleks, et osaleda loosis, lihtsalt jätta kommentaar selle video alla ja siis ma peale reisi ilmselt valin siit kommentaaride hulgast ühe võitja. Ja enne veel, kui ma peole lähen, siis ma jagan teiega ka Maria reaktsiooni tema tänasele advendi pakikesele. Nii cute. Hästi palju igast kummikesi. Haribo, KitKat. Issand, kui palju kommi. Need lähevad mu lastele ilmselt. Ma söön ise muidugi ka, aga nagu nii palju nänni, nii palju kommi. Ja siis siin on ka midagi. Kulisevad, kas need võivad olla? Oh my god! Ta teab, et Kaisa teab, et mulle meeldivad Red Bullid ja üleüldiselt ja tänu temale ma hakkasin kasutama klaasist kõrsi ja look at these. Puhastaja ka ja siis need on nii cute. Piparkoogikesed. Oh my god. Nii adorable. Issand. Ma just mõtlesin, et võiks teha mingi külma kohvi omale, nii et ma ilmselt kohe lähen teen ja siis pistan näiteks selle piparkoogimehe sinna. Selle. Oh my god. Voogi siin Briti eestlasi. Ja siis enne seda, kui me alustame, kindlasti peske käsi ja võtke põllud ja siis mina mõtlen niimoodi, et jagame 7 meeskonda, siis iga meeskonnas on 2 inimesed, kes on kõige julgem võiks magustoidu teha. See ei ole tõesti 2 inimese, aga meie hakkame Mariaga siis neid tomatikesi pooleks lõikama. Mulle see ülesanne sobib. Siin ei saa vaata pekki minna väga midagi. See on nagu nii suur selle väikse tomatikese jaoks. Äkki paneme keskele siia vaata. Jaa, see on hea mõte veits. Osasti lõigi veitsega kesta. Ja. See on nii terav nuga, nii mõnus. Väga mõnus on ega kodus müsid. Ma olen unustanud ära, millised teravad maad. Nii põnev. Ja meie saime enda tomatikaustuse valmis. Söö kiire ja korralik. Mida muud meilt tahta on ju? Sul on nii hea kaamera. Töö käib, proovin mitte sõrme sisse riivida. Nii hea juhtu lähevad ja kõik teised kui usinasti teevad tööd. Nii,
nii, meie saime steigi lõikamise ülesande. Steigi osa on nii tugev siin. See on natuke hirmus, ma ei ole kunagi steiki lõiganud. Ja 20 tükki on vaja kokku lõigata. Meie väikse maitserannaku esimene käik, mis teised ette ma isegi ei ole proovinud, aga minu arust näeb üsna arvatud. Ja eks siis meil siin on selline minu versioon seda klassikat Caesar salad. Grillatud Rooma estragooni majonees parmesan, see on juustu trambo ja süüssu ultra. Tavaliselt püksi minu kaleriga väga palju ei näe, aga seda erilisem see on nii teile kui ka mulle. Nii et jaa, ma alustan ühe vanema looga. See loo nimi on Tunnetagi. Segaduses sõnum lausun vaikides, taas kord alguses. Tuttav on tee, mida mööda kulgeme õhtu valguses. Kuidas soomida sabasid? Väga cute. Ei, tegelikult see, mis on see eriline eraldi ja mis suur, see tuli välja, teiste kümmend on eriline. Kui keegi oma hambad ära hammustab otsas selle käkiga, siis on meie kolme töö. Crazy kingitus. Ehk siis me saime endale Tehvali kuumaõhufritüürid. Täitsa crazy ja nimest tundub, et ta on vaikne, mis on väga äge. 7-liitrine suur selle aknakesega. No mega äge. Ja koodiga Tehval 15 saate teie ka Euronixist Tehvali toodetele siis allahindlust ja see sooduskood kehtib kuni detsembri lõpuni.